Head kuulajad ja vaatajad. Paar nädalat tagasi lekitati ajakirjandusele Riigikogu riigikaitsekomisjoni töögruppi koostatud riigikaitseraporti mustand. Ehkki Eesti kaitsevõime seisukorda hindava dokumendi lõpptekst on siinse kommentaari koostamise ajaks veel kinnitamata, on see juba tekitanud rohkelt poleemikat. Raporti kriitika keskmes on Kaitseministeeriumi poolt pikki aastaid jõustatud niinimetatud jõukohase riigikaitse mudel. Ühtlasi viidatakse kaitsevisiooni puudumisele, doktriinide eiramisele ning Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Kaitseressursside Ameti loomisele kui veale, mis viis personaalia ja hangeti vastutuse Kaitseväe juhataja pädevusest ära. Eesti kaitseplaneerimine ja valmisoleku hindamise süsteem leitakse olevat killustunud, sisendipõhine ja valdavalt aruandluslik, mitte aga strateegiliselt suunatud ega ka reaalse toimivuse ja tõhususe mõõtmisele rajatud. Mõõdikud aga keskenduvad peamiselt rahale, varustusele ja personali arvule, jättes kõrvale valmisoleku, reageerimiskiiruse ja lahinguvõime sisulise hindamise. Samuti kritiseeritakse Kaitseväe juhataja ametisse nimetamise korra muutmist ja selle pädevuse andmist kaitseministrile. Osutatakse, et poliitikutest ministrid ei ole juhataja valimiseks riigikaitse küsimustes piisavalt pädevad, mistõttu lähtub valik ministeeriumi ametnike isiklikest sümpaatiatest, eelistustest ja nende omavahelistest korporatiivsetest sidemetest. Raporti koostajad on seisukohal, et Kaitseväe juhataja ametisse nimetamine tuleks anda tagasi Riigikogu kätte. Ekspertgrupi kokkuvõttev hinnang meie riigikaitselisele võimekusele on seejuures põrmustav. Kaitseministeeriumi funktsioonide praeguse jaotusega ei suudaks Kaitsevägi võimalikku sõda võita. Raporti projektiga tutvunud riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu nentis, et esitatud kriitika mõjutab negatiivselt ühiskonna moraali ja kaitsetahet. Ja mis veelgi hullem, tema jaoks näitab see ekspertarvamuse konnatiigistumist. Ehk siis pahaendeliste sümptomite esiletoomine ja nende analüüsimine ei ole patsiendi huvides. Patsiendile tuleb edastada vaid positiivseid sõnumeid, mis sest, et eksitavaid, ja raske haiguse raviks leida mõni salajane märkamatu viis. Nii tuleks teise staadiumi kopsuvähi diagnoosiga inimest tunnustada tervislikuma sigareti margivaliku eest. Stoicescu rõhutas, et Eesti on maailma ajaloo tugevaima alliansi ehk NATO liige ning meie kaitse on parim, mis olla saab. Sest kui me oleksime nii kaitsetud, nagu väidetakse, oleks Venemaa meid juba ammu rünnanud. Küsimus sellest, et äkki Venemaa ei soovigi tingimata meid rünnata, siinkohal muidugi ei aktualiseeru, isegi mitte võimalusena. Samas viitasin oma eelmises kommentaaris just nimelt Stoicescu enda kinnitusele, mille kohaselt levinud väide, et Venemaa tingimata ründab NATOt ja et see on ainult aja küsimus, on pelgalt oletuslik, ei põhine faktidel ning külvab põhjendamatult sõjahüsteeriat. Nagu näeme, vahetavad meie sõjanduseksperdid oma positsioone vastavalt vajadusele. Huvitaval kombel ei rünnanud aga Venemaa Ukrainat siis, kui selle kaitsevõimekus oli madalpunktis. Ei rünnanud ka Eestit siis, kui me ei olnud veel jõudnud NATOga liituda ja terve riigi kaitseks olime võimelised operatiivselt välja panema vaid 3 pataljoni kergrelvastuses tegevväelasi. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles aga, et temal raporti peale ükski närv tõmblema ei hakka ning ta leiab endiselt, et Eesti riigikaitse on paremas seisus kui kunagi varem. Raporti koondtulemus olevat selle koostajate subjektiivne hinnang ja vaid Pevkur teadvat, mida tema inimesed Kaitseministeeriumis tegelikult teevad. Huvitav, kas pole? Kas väitest, et Pevkur teab, mis tema valitsemisalas toimub, võib järeldada, et ta oli teadlik ka Riigikontrolli auditiga tuvastatud väga tõsistest puudustest ja hiljem lihtsalt hämas ja valetas meile. Ajakirjaniku küsimuse peale, kas mitmed poolt tulnud karmi kriitikat silmas pidades on ta mõelnud ka tagasiastumise peale, puhkes Pevkur hoopis naerma, küsides, et miks ta peaks seda tegema. Mõtle kui lõbus, eks ole? Sinu valitsemisalas toimuvale annavad hävitava hinnangu nii Riigikontroll kui ka Riigikogu riigikaitsekomisjoni paljuski eruohvitseridest koosnev töögrupp, sina ka vaid naerad selle peale. Sinul küll ükski närv tõmblema ei hakka. Täielik alfaisane. Mulle tundub, et sellise üleoleku suudab vist küll tagada vaid regulaarselt laekuv tohutu kogus e-hääli. Peavoolumeedia häälestusega kärmelt raporti koostajate suhtes üldiselt ründavale positsioonile. Arvata võib, et Stratkomi koordineerimisel. Komisjoni hinnanguid nimetati endiste ohvitseride poliitiliselt motiveeritud mässuks ja isiklikuks arvete õiendamiseks. Hoolimata sellest, et töögrupi juht Meelis Kiili on reformierakondlane ja tugevat tooni andis ka tema erakonnakaaslane Alar Laneman, nähti dokumendi kriitilisuses ikkagi EKRE kummitavat kontuuri.
ja sealt vaid sammuke kaugemal asub teadupärast Kreml. Toomas Hendrik Ilves, kes armastab teatavasti võtta pseudoaristokraatlikke ja patroneerivaid poose, näeb riigikaitse raportis järjekordset provintslikku mudaloopimist. Selliseid dokumente arutatagu ikkagi kitsas ringis ja kinniste uste taga. Et oli just kui suur rumalus avalikust informeerida, sest nagu manitses Ilves, oleme küll eurooplased, aga saada tuleks ka täiskasvanuiks. Kui võimas poos. President Alar Karis möönis, et raporti sisu kohta ei oska ta midagi öelda, aga sellest hoolimata asus ta seisukohale, et niisugune ülevaade Eesti julgeoleku olukorrast ei peaks ühiskonda lõhestama. Ikka vähem näpuga näitamist, puudustele osutamist ning rohkem optimistlikku tulevikku vaatamist. Karise jaoks on vigade analüüs niisiis tüütu ja alandav. Raske uskuda, et sellisel kombel vaatab tõsistele riikliku kaaluga probleemidele akadeemilise taustaga endine riigikontrolör. Töögrupis kaasa löönud, muidu vägagi söakas Stratkomi spetsialist Peeter Tali lülitus kiirelt tagurdusrežiimile ja distantseeris end raportist. Talile nimelt sellised olukorrad põhimõtteliselt ei meeldivat. Ta ei kiida heaks Kaitseväe eelmiste juhatajate ründamist või nende tegevuse kahtluse alla seadmist. Ja veelgi enam, talle ei meeldi ka nende suunas tehtav kriitika. Teisisõnu on välja valitud inimesed ja institutsioonid, kes peavad saama eksisteerida väljaspool lihtsurelikele kohaldatavat operatsioonikeskkonda. Nii-öelda puutumatute klass. Siiski ei näe päris kõik siseriikliku kaalu omavad isikud lahendust järjekordses jääkeldris või kestva enesepettuse soojas hämaras toas. Esinedes üle-eelmisel nädalal Riigikogu ees aasta ettekandega, sedastas riigikontrolör Janar Holm, et riigi strateegiadokumendid ja seatud sihid ei tohiks olla magus vale. Holm soovitas siduda arengukavade ja strateegiate sisuks olevad eesmärgid meie tegelike võimalustega, hoiatades, et alusetutes unistustes elamine päädib paratamatult pettumuse ja võõrandumisega. Ühtlasi hoiatas Holm, et üha vähem saab tõsiselt rääkida, et riik võiks teha midagi uut või pakkuda midagi senisest rohkem, kui selle eelduseks on suurem hulk lisaraha. Vastupidi, aina kesksemaks on muutumas küsimus, kas erinevate eluvaldkondade teenuseid on võimalik seniselgi tasemel hoida. Riigi strateegiadokumendid ja neis seatud sihid ei tohiks olla magus vale, vaid peaks kõnelema realistlikult sellest, millised on riigi prioriteedid ja esitama jõukohaseid valikuid. Ilma selleta ei ole mõtet neid teha ja aega raisata. Sellega tekitatakse pettumust ja võõrandumist. Inimestel on õigus unistada, riigil on kohustus tegutseda, mitte pakkuda oma inimestele unenägusid. Üha vähem saab tõsiselt rääkida sellest, et riik võiks teha midagi uut või pakkuda midagi senisest rohkem, kui selle eelduseks on lisaraha. Selle asemel muutub üha kesksemaks küsimus, kas infrastruktuuri või erinevate eluvaldkondade teenused on üldse võimalik hoida senisel harjumuspärasel tasemel. Eeltoodu kontekstis pakkus ootamatu üllatusega Delfi Forte analüüs, kus leiti, et Eesti ei saa endale lubada riigikaitset, mis eksisteerib PowerPointide, pressikonverentside ja pressiteadete tasandil. Me vajame juhtimist, mille keskmes on operatiivne valmisolek, strateegiline mõtlemine ning selge ja isikustatud vastutus. Praegune tühi jutt tuleb asendada tegudega. Sellega saab muidugi vaid nõustuda. Paraku on aga endiselt keeruline hinnata, millal räägivad riigikaitse esifiguurid lihtsalt tühju udujuttu, millal aga söödetakse meile desinformatsiooni. Hiljuti ajakirjas Sõdur ilmunud arvamusloos kirjutas Kaitseväe juhataja kindral Andrus Merilo, et praegu maailmas valitsevate jõuvahekordade ja suundumuste najal võib kahjuks ennustada, et Ukraina sõda ei lõppe olukorras, kus Venemaa on muudetud meie suunas tegevusvõimetuks. Merilo sõnul peab Kaitsevägi olema valmis andma soovitusi, kuidas tsiviilisik saab end paremini ette valmistada. Tehes seda muutub Kaitsevägi ühiskonnas tugevaks hääleks, mida usaldatakse oma aususe ja austatakse teadmiste poolest. Neid sõnu on raske mõista teisiti kui ühesena vormistatud soovitust ja volikirja Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni keskusele. Merilo rõhutab, et motiveeritud sõdurile on tarvis kindlat tagalat. Isiklikul tasandil tähendab see, et tema lähedased on kaitstud, toidetud ning et nad toetavad tema võitlust vaimselt. Kindrali nägemuse kohaselt tähendab see ühiskondlikul tasandil, et rahvas on valmis kandma kõiki viletsusi ja raskusi, et vaid Kaitsevägi saaks edasi võidelda. See hõlmab ühiskondlikku toetust Kaitseväe tegevusele ja mis eriti oluline, ka ainelist toetust. Saad aru, kõigil on raske, aga vähim, mida ühiskond saab teha, on anda raha. Küll iga aastaga aina rohkem ja rohkem, kohe õige palju,
kuid me kõik ju teame, mis õudsed asjad hakkavad juhtuma, kui rahapump peaks seiskuma. Jah, vormistuselt on need toredad paatoslikud sõnad, aga oktoobris läbi viidud Päästeameti kampaania käigus selgus, et kui Soomes on pommikindlaid varjendeid ligi 87% elanikkonnast, siis Eestis jagub ka kõige lihtsamaid varjumiskohti vaid 17%. Hinnatakse, et piisava võrgustikuga varjendite süsteemi ülesehitamine võtab aastakümneid. Kuidas peaks see teadmine vaimselt toetama laiapindset võitlust, see jääb suureks küsimärgiks. Samas arvamusartiklis pillab aga Merilo teisegi, kordades märgilisema pärli. Nimelt lõpeb tema hinnangul Ukraina sõda faktiliselt üht või teistpidi juba 2025. aastal. Venemaa taastab sõjast väljumise järel oma relvajõudude lahinguvalmiduse ja Merilo hinnangul peame 2027. aastaks valmis olema. Paremini valmis, kui oleme praegu. Aga olgem mureta, sest just praegu toimub aktiivne plaani koostamine, kuidas Kaitsevägi võib selleks ajaks saavutada uue normaalsuse. Ma ei soovi siinkohal avada väitlust selle üle, kas Venemaa peab sõjast väljumise järel hakkama oma relvajõudude lahinguvalmidust taastama või on tal see viimaste aastate lõikes pigem muudkui kasvanud. Küll on aga raske uskuda, et Kaitseväe juhatajaks määratud isik ei ole võimeline teostama elementaarset kontrolli oma mõttetegevuse üle ega seadma seda kooskõlla sellest tõukuvate väljendustega. Järelikult viitab Merilo orienteeruvaid daatumeid mainides millelegi. Viitab millelegi olulisele, millest meid, avalikkust, kõiki viletsusi ja raskuseid kandma soostuvaid ei ole vaevutud teavitama. Me ei ole ära teeninud enamat kui hämaraid vihjeid. Nii palju siis aususest ja usaldusest. Lõpetuseks kirjutab kindral hämmastava silmakirjalikkusega, et teda kurvastab, et rivis on võitlejaid, kes on ühel või teisel põhjusel Kaitseväe süsteemis pettunud. Sest leeki, mis mehed kunagi Kaitseväkke tõi, ei tohi keegi lasta endast kustuda. Tunnistades, et minevikku muuta ei saa, muu hulgas on see ilmselt vihje Kaitseväes aset leidnud ja paljude eneseväärikust tugevalt riivanud vaktsiinisunnile, teeb Merilo ettepaneku. Pöörame koos uue lehe. Laseme minevikul olla ja töötame koos tuleviku nimel. Kui aga seda uut algust ei suudeta endas leida, siis loodab kindral, et kibestunul on tarkus taanduda ja otsida oma õnne teistes eluvaldkondades. Nagu näeme, eitus mitte ainult ei jätku, vaid süveneb. Sellega kaasnevad ja seda toetavad manipulatsioonid ja uued desinformatsioonikampaaniad. Kuna meie petmine ja eksitamine ei saa kuidagi olla meie parimaid huve teeniv, jääb taaskord üle küsida, kelle huvides seda tehakse. Ja kaua me kavatseme seda kannatada. Vaieldamatult väärib see oluline teema täiendavat tähelepanu. Tänaseks aga tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks terviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovoogleit.ee. Kuulmiseni!